Niimoodi. Niimoodi. No, mitu kilovatti juurde tuli? Vähemalt 27. Päris hea kleeps. Väga hea kleeps. Ma tegelikult tegin endale mingi kavaga. Kavapunktid? Jah. Eelmisest videost on möödas 2 nädalat. Vist 16 päeva. No 2 nädalat, jah. Kas ma võin samal ajal pekil õli vahetada? Jah. Nädal peale esimest videot me mõtlesime, et lähme siis esimest korda rajale. Teisipäeval pidime siis rajale minema ja esmaspäeval ma hakkasin oma pidurite pärast muretsema. Ja siis me tellisime pidurid ära. Mõtlesime, et viime auto tegemisse teisipäeva hommikul, sest et me ise olime tööl ja siis pidi nagu teisipäeva lõuna paiku auto valmis olema mingi 9. Siis pidimegi asjad kokku panema ja rajale minema. Ühesõnaga kella 5 tahtsime rajal olla. Ja siis, kui ma kell 1 siis autole järgi läksin, siis tuli välja, et pole õnnestunud ma autot isegi veel tegema hakata. Siis oli veits paanika, aga õnneks East Coasti Mihkel vedas ennast kohe Viimsist kohale ja ütles, et davai teeme ära. Kutid vahetasid pidurid ära, õhutasid pidurid ära, vahetasid jahutusvedeliku ära ja pidurivedelikuga. See võitis kokku vist mingi 2 tundi. Ja no tegelikult ega väga kiiremini vist ei oleks jõudnud. Nad tegid seda väga süstemaatiliselt. See nägi väga on point välja. Aga lõpukokkuvõttes me jäime ikkagi tund aega rajale hiljaks, ehk siis me tahtsime 5 kindlalt seal olla. Olime kuskil 6 paiku rajal. Ja kuna meil oli mega palju asju, meil oli droon, meil oli 2 GoPro'd, meil oli kaamera ja üleüldse me olime esimest korda nagu selle autoga, läks veits kiireks. GoPro'dega läks üldse niimoodi nagu läks selles mõttes, et 1 GoPro oli alguses väljas, see kukkus esimese ringi peal auto küljest ära ja seega me rohkem ei riskinud sellega ja teine GoPro oli siis toas. See nagu läks ka veits metsa sellepärast, et me kogemata suutsime ta panna 30 sekundi tagant pilte tegema, mitte videot. Ehk siis ma jõudsin koju ja mul oli mingi paar tuhat pilti raja pealt, aga sellest ei olnud väga midagi kasu. Drooniga saime videosid tehtud, see läks hästi. Aga üldiselt mul esimesest rajapäevast väga palju mingit videomaterjali ei ole, sest et nii kiireks läks ja. Aga rajast endast rääkides, mis me siis ära tegime enne esimest rajasõitu? Eesmärk oli jätta ta seekord veel nagu täpselt samasse seisu, nagu ta siis kogu aeg on olnud. Ainus asi, mis me tegime, oligi pidurite vahetus ja uued rehvid ostsime ka. Aga uued rehvid me ostsime kõige odavamad, mis me leidsime. Sellepärast, et mul olid seal enne mingid mega odavad rehvid, sellepärast, et see ei olnud mulle kunagi väga oluline. Ja me ostsime siis Black Lionit sinna. Mingi 30 € tükk äkki või midagi sellist. Ühesõnaga me väga ei osanud oodata, kuidas see kõik nagu vastu peab seal. Sõitsime 3 korda, ehk siis mingi 9-10 ringi. Rehvidega on veel hästi, või enam-vähem. Piduritega on titi-miti, aga käigukastiga on natuke nukrasti. Et jah. Teemi automaatkast hakkas ragistama? Ja paugutama. Mis probleem oli see, et
et mul läks punane õli tuli põlema iga kord, kui ma realt maha läksin. Ja kuna me päris hästi ei teadnud, millest see tuleb, siis me jätsime nagu iga kord realt maha tulles auto seisma. Aga sellega oli see, et kohe, kui sõitma hakkasid uuesti, siis see kustus ära. Ja. Et pigem lihtsalt sai seda rada õpitud. Robin istus mul kogu aeg kõrval, ütles mida teha. Ma nagu lõpuks sain aru ka, mida tegema peab, aga igas kurvis neid asju meeles pidada mul lõpuks ikkagi väga ei õnnestunud veel. Kuidas läks? No meil oli eesmärk saada 1.50 kätte, aga tuli 1.48.4. Nii et noh, tegelikult on päris hea. Tegelikult on päris hea. Tegelikult on päris hea. Mis autod siin veel on? Siin on kõik peale minu on päriselt kiired autod. 34 oli, M3 on, Borge on. Teine Borge. Teine Borge. Ühesõnaga. See isegi fokusseeris väga ilusti su pöialt. Ja siis meil oligi mure, et sest esimesest korrast väga mingit videomaterjali ei saanud. Vähemalt mitte piisavalt. Ja siis me võtsime plaani järgmine nädal uuesti minna. Ehk siis nüüd see teisipäev. Ühesõnaga seekord oli plaan, et võtame hästi rahulikult ja jõuame ilusti 5 rajale, kui mitte natuke varem, et mingi asjad valmis panna. Aga siis läks ikka nii nagu läks, ehk siis müüki tulid Alcantara sportistmed ja siis me läksime neid tooma ja siis meil oli muidugi enne rada vaja need ka sisse panna ja siis lõppkokkuvõttes läks jälle ikkagi mega kiireks. Aga me jõudsime vähemalt 5 rajale, nii et ehk siis ainus asi, mis oli teistmoodi, oli istmed. Aga me isegi ei jõudnud tervet sisu sisse panna, me jõudsime ainult esiistmed panna. Ühesõnaga, need on eelmised istmed. Need on katki. Me tulime uuesti rajale, sest et eelmine kord meil läks kiireks, aega veits väheks ja filmidega väga ei jõudnud. Täna on veits järsemad pillid, ütleme nii. Et ja tega rääkida on suht keeruline, seega lähme lihtsalt sõidame. Me oleme nüüd 2 korda täna rajal käinud. Parim aeg oli 1.47.6. Mis on parem kui eelmine kord, mis oli 1.48.4. Kuidas paremaks saaks? Ma ei tea. Kõige keerulisem on kurvidesse õige kiirusega minna ja õigel ajal pidurdada õige kiiruseni kurvides. Selles võtaks igas kurvis ühe ringi jooksul õigesti teha, siis see oleks päris hea. Ja need rehvid väga ei toida. Kas vahepeal läks külge? Läks külge. Päris korralikult läks külge. Kas Robinil oli hirmus? Ei. Siis ei läinud väga korralikult. Sul oli kontrolli all? Ei, mul tegelikult oli kontrolli all, aga lihtsalt see on esimene kord, kui sa auto asfaldi peal külge on lõid, ma arvan. Päris ausalt. Aga autoga seisma jääda, siis läheb punane õli tuli põlema. Me eelmine kord sellepärast lülitasime igaks juhuks mootori välja, aga meil seekord on ükskõik. Et kohe, kui sa uuesti rajale lähed, siis see kustub ära. Seega sellega on okei. Üldplaanis võib öelda, et ta peab päris hästi vastu pidada. Kõik on hästi. Isegi käigukast ei ole seekord jupsima hakanud. Veel. Siis kui vihm lõpuks järele jäi, siis ma läksin üksi rajale ja siis kui ma hakkasin kiiremat ringi tegema, siis korraga mu käigukast otsustas avariirežiimi minna. Ja siis me istusime enam-vähem mingi 3. käigus kinni ja õnneks olid mingid kutid, kes aitasid hädast välja, lugesid kõik mu koodid sealt välja. Tuli välja, et seal oli palju rohkem nagu veakoode, nii et võib-olla oleks pidanud seda juba enne tegema. Aga samas idee oli autoga sõita täpselt samas konditsioonis, mis ta kogu aeg olnud on, nii et ja, aga lambdad on ühesõnaga läbi. Seda saime teada.
selle nädala lõpus me vahetame selle käigukasti lõpuks välja. Et enam ei ole 2.0 automaat, hakkab olema 2.0 manuaal. Ühtlasi see on meie talvekas Peki, kes sai vahepeal endale Recaro istmed. Jah, talvekas sai Recarod ja rajakas sai lihtsalt spordistmed. Is it amazing? Yes. Nüüd sa saad aru, miks ma excited about them olen. Yes. Lähe kuskile sealt. Ma tean. Mitte kuskile. Ma tean, nüüd me läheme, viime need tuppa. No, kuhu me tuppa paneme? Ei, vaata. Nüüd me läheme tuppa ja paneme need telekat. Ja siis me vaatame fighti. Me võime panna. Ja no. This new chair. Would you rate? Tal on Harman Kardoni heli. Ja siis me panime siia auksi juhtme. Ja täitsa lõpp, kui hästi see mängib. Nagu, arvan, et see mängib paremini kui Lexuse helisüsteem. Aga igatahes jaa. Nii et talvel on 2 põhilist asja on olemas, et istmes püsib ja tümm on olemas, nii et kõik on valmis. Võib-olla peaks silad ka korda tegema. Aga jah, põhimõtteliselt on valmis. Ja siis need on talveka eelmised istmed. Keegi istmeid tahab, siis need on nüüd üle. Üles. Selle laud ei kannata seda vihvrit.